suurejoonelise riigipöördeplaaniga oli algust tehtud. Vabadussõjalased tegutsesid vankumatult Sirgu Soomest saabuvate juhtnööride järgi ega heidutanud neid ka paralleelselt toimuvad kohtuprotsessid. Kuidas see suhtlus toimus ja milliste tagajärgedega nende lugu lõppes, sellest kohe räägimegi. 30. aprillil 1935. aastal esitatud süüdistuses figureeris ainult punkt osalemine organisatsioonis, mis ohustas rahu ja heakorda. Mehi süüdistati huligaansuses, sisuliselt mitte milleski. 1935. aasta septembri lõpuks oli loodud 7 rühma. Loodi ka 7 nii-öelda harilikku kompaniid, kuhu kuulus 80 kuni 150 meest. Olgu öeldud, et rühmadesse kuulus umbes 30 meest. Oldi valmis kaitseseisukorra peatseks lõppemiseks ning selleks puhuks valmistasid ka vapsid ennast ette, et astuda tagasi aktiivselt poliitika areenile. Sirgu Soomest tulevaid juhtnööre asusid täitma propagandaülem Hjalmar Mäe ja kapten Johannes Holland. Töö käis põhiliselt siiski Tallinna piirkonnas ja mingil määral ka Tartu piirkonnas. Saagu siinkohal öelda, et sel ajal elas kapten Johannes Holland siin, selles majas, Kreutzwaldi tänaval, korteris number 25. Mäe käis korduvalt Soomes Sirguga kohtumas, need olid need nõndanevad Lohja konverentsid, aga Mäe ei käinud seal siiski üksinda, et eriti sellel esimesel suvel, 35. aasta suvel toimunud Lohja konverentsil oli ju terve rida teisigi tegelasi kaasas ja kindlasti Mäe jäi seal näiteks sellise mehe varju nagu erukolonel Aleksander Seiman, eks ole, 3-kordne Vabadusristi kavaler ja kahtlemata olulist rolli kogu vabadussõjalaste liikumises etendanud mees. Teine Lohja konverents oktoobri keskel 35. aastal, kus siis väidetavalt võeti kurss vägivaldsele riigipöördele ja võimu haaramisele. Seal oli lisaks Mäele ja Sirgule osales veel ka Johannes Holland ja ma julgeksin vast küll arvata, et vähemalt Sirgu silmis oli Holland tõsisemalt võetav mees kui nüüd Hjalmar Mäe, kelles vabadussõjalased vist ikkagi rohkem nägid sellist propagandajuhti ja propagandategijat, aga mitte enamat. Mul on kahju sellest, et meil oli, ema oli tegelikult isa niisugune nagu mingil määral nagu sidepidaja ja saatis kirju Soome ja olid seal šifreeritud postkaardid ja nii, aga ema viskas need asjad kõik minema, sellepärast, et ta nii palju kartis, et kui midagi leitakse ja kõik, eks ole, ja väikse lapsega, et nii. Kindel on see, et suhtlus Soomega oli tihe. Kuni 8. detsembrini 1935. aastal elas Sirk Helsingi lähistel Lohjas, kus erilist sooja külalislahkust näitas üles Vilho Helaneni perekond. Sirku külastasid vabadussõjalased nii Soomest kui ka Eestist. Eesti salapolitsei omakorda püüdis neil silma peal hoida. Mida põnevat teavad põhjanaabrid selle kohta rääkida, seda küsime ajalooprofessor Seppo Zetterbergilt. Jah, meil oli 2 sellist gruppi. Suurem ja tähtsam vist oli see akadeemiline Karjala selts. Ja see oli üks selline aktiivne Eesti mitte ainult Karjala, vaid ka Eesti sõprade ühing. Ja teine oli see isamaaline rahvaliikumine, IKL. Ja nemad just 30. aastatel olid väga aktiivsed ja mitte ainult Soomes, vaid ka üle Soome lahe. Ja näiteks need Soome AKS-i tähtsad mehed, Vilho Helanen, nemad käisid väga palju Eestis ja sõlmisid suhteid eestlastega ja Eesti vapsid käisid ka Soomes. Nii et see liiklus üle Soome lahe, just nende liiklus ka, see oli väga tihe. Ja meie teame, et Artur Sirk sai tuttavaks
aga esijuhi Vilho Helaneniga aastal 1935. Ja niin, että nad olid vanad tuttavad, kui Sirk tuli Soome. Mis elu elas Artur Sirk Soomes ja kui erinevalt teda seal koheldi? Suomi on demokraattia ja sellepärast Sirk on vabas maas, aga nii, että ta on vaba inimene, vaba mees, aga politsei otsustas, että ta peab elama mitte Helsingis, vaid umbes 60 kilomeetrit Helsingis Lohja. Ja sieltä elaski, aga see muidugi ei tähendanud seda, että temal ei oleks olnud kontakte Eestiga ja eestlastega, aga sieltä elasin mitte Helsingis. Ja näiteks Eesti lapsit käisid seal Lohjal tema juures, seal oli nõupidamisi ja kõik sellised, planeerisid üht ja teist sellist. Nii et pigem soomlastele ei kujutanud Sirk mitte mingisugust probleemi, pigem oli Eestis Pätsi režiimil suur häda sellega, et Artur Sirk on vabaduses ja muudkui tegutseb ja õõnestab Eesti riigi võimu. Just nii, et soomlaste jaoks tema ei olnud probleem ja see oli vist eestlastele üllatus ja ei meeldinud Pätsi valitsuselle ja ka Eesti politseille, että Suomi oli niin selline liberaalne ja ei ollut niimoodi, kuidas se oli, järelvalvamas seda Sirku elamist siinä. 7. detsembri õhtul asus Artur Sirk mootorpaadiga Helsingist teele Tallinna poole. Paat pidi aga tormise mere tõttu oma otsa ümber pöörama. Kella 18 kogunesid ülejäänud vandeseltslased kusagile siia, Kadaka tee 20 asunud majja. Kohal olid Andres Larka, Aleksander Seiman, Johannes Holland, Paul Laaman, Hjalmar Mäe, Karl Podretsik, August Klaasmann, Arnold Liivak ja mitmed teised. Oodati Sirki ja relvi Soomest. Kui sai selgeks, et Sirki ja relvi ei tule, otsustati, et riigipööre jääb ära ja minnakse laiali. Siis aga tabas haarang maja. Kõik seesolijad vahistati. Väljas valvel olnud meestest üks, Anton Burmeister, oli aga reetur ja teavitas politseid suurest vandeseltslaste kogunemisest. Artur Sirki ja relvade mittesaabumine tõmbas riigipöörde katsele kriipsu peale. Relvade ja vaimse juhi asemel saabus politsei. See oligi vabadussõjalaste tegevuse lõpp. Vabadussõjalaste mässukatse 8. detsember 35 on jäänud üks lahti rääkimata ja selgeks tegemata asjaks. Fakt on see, et mingisugune osa vabadussõjalaste juhtkonnast hakkas 35. aasta sügisel pidama ka vägivaldset väljaastumist võimalikuks ja õigustatuks. Sest lõppude lõpuks olid ju ka Päts ja Laidoner võimule tulekuks kasutanud vägivalda. Nad rakendasid seda vägivalda kogu ühiskonna vastu. Miks ei võiks siis neid vägivallaga kukutada? Ja peale selle olid ju legaalsed võimalused ära proovitud, eks ole, Larka poolt taaskord esitatud põhiseaduse muutmise eelnõu, mida Päts ei lasknud käiku minna. Ja samas ei olnud ka likvideeritud ikka veel kaitseseisukorda ilmselt 35. aastal pärast oma kohtuprotsessi ja oma sisulist õigeks mõistmist vabadussõjalased lootsid, et vähemalt septembris 35 kaotatakse see kaitseseisukord ära, selle järgi ei paistnud nagu olevat enam mitte mingisugust vajadust ega võimalustki seda kuidagi moodi õigustada. Nii et kindlasti mingi seltskond vabadussõjalaste juhtkonnast hakkas pidama vägivalda õigustada. Kindlasti tehti ka mingisuguseid ettevalmistusi, kas või eks ole ainuüksi need proklamatsioonide trükkimised, mis Soomest ju ära tehti ja Tallinnasse kohale jõudsid, näitab, et midagi oli plaanis.
Relvastuse ostmine, neid relvi nii vähe Tallinnas oli, see on üks küsimus, aga teatavasti ikkagi Saksamaalt need 250 Walter püstolit osteti, nii et mingil ajal pidanuks võib-olla saavutatava valmisolek pöörduks. Vaevalt küll, et see riigipööre saanuks toimuda 8. detsembril. Peale 8. detsembrit muutus Sirgu viibimine Soomes keeruliseks. Ta suundus Soomest Rootsi, kus ta palus asüüli. Tüüpiliselt neutraalsele Rootsile, mis igasugu sekeldusi pelgas, öeldi Sirgule ära. Sirk sõitis 1936. aasta jaanuaris Londonisse ja veebruaris Hollandisse. Hollandis Sirk arreteeriti ja Eesti nõudis tema väljaandmist. Holland aga keeldus väljaandmisest, käsitledes Sirki kui poliitpõgenikku. Eestis toimus kohtuprotsess riigipöörajate üle 1936. aasta 6. kuni 25. maini. Kohtu all oli kokku 155 meest, kellest 8 said õigeks mõistva otsuse. Ülejäänud mehed erineva pikkusega karistusi. Kõige leebem karistus oli 6 kuud tingimisi, vabadussõjalaste juhid mõisteti aga 20 aastaks sunnitööle. Samuti sattusid vangi mõned Sirki sõbrad Soomes, näiteks Vilho Helanen, kes mõisteti Helsingi raekohtus katse eest kukutada Soome Vabariigiga sõpruses olevas riigis maksvat korda 14 kuuks vangi. Kes oli Vilho Helanen? Vilho Helanen oli meil Soomes väga suur kuulsus juba omal ajal, juba nii vara kui 30. aastatel ja pärast seda ka. Ja ta oli suur Eesti sõber. Temal olid hea Eesti kontaktid ja kontaktid ka Sirguga aastast 35 ja tema oli AKS-i, Akadeemilise Karjala Seltsi selline juhtfiguur ja sellepärast oli niimoodi väga loomulik, et ta oli ka Sirgu sõber ja et temale pakkus eriti suurt huvi see Sirgu saatus ja nii, et tema AKS-i nimel otsustas, et nüüd teie peate 3 sõitma sinna Echternachti ja uurima seda Sirgu saatust ja tooma tema surnukeha sealt Soome, mitte Eestisse, vaid Soome, nii et see matmine toimuks siin Soomes. Et nad olid väga sellised olulised. Peale aastast Hollandis viibimist lahkus Sirk sealt ja 10. mail 1937 saabus ta Luksemburgi, kus asus elama Echternachi linnakesse. Sealt jätkas ta tihedat suhtlust oma Eestis ja Soomes elavate mõttekaaslastega. Samal ajal oli Sirk kirjutanud ka raamatut Pätsi ja Laidoneri võimu haaramisest. Luksemburgi saabumise ajaks oli raamat tegelikult juba viimistlusjärgus. See tähendab, et peaaegu valmis. Saatusliku 31. juuli 1937. aasta õhtul leiti ta lebamas hotelli õues oma teisel korrusel asuva toa akna all, peavereloigus. Sündmuskoha ülevaatusel selgus, et Sirgu toa ukse juurde pääses ka märkamatult maja tagaukse kaudu. Tagauks, mis alati oli lukustatud, oli aga tol õhtul avatud. Kui Sirk oleks oma toa aknast kogemata alla kukkunud, siis oleks ta lebanud otse akna all, aga mitte 3 meetrit majast eemal. Samuti oli tema toast kaduma läinud tema raamatu käsikiri. Hollandi ametivõimud pakkusid välja versiooni, mille järgi Sirk hukkus õnnetusjuhtumi tagajärjel, kui ta üritas kellegi eest akna kaudu põgeneda. Kui see ka nii oleks olnud, oleks see ikkagi mõrv. Nimelt teatati, et Sirk oli maandunud ebaõnnestunult jalgadele, siis kaldunud inertsist ettepoole, vigastanud kukkudes vasakut põlve ja siis raskelt kukkunud laubale, murdes koljuluu vasaku silma kohalt, kuid see osutus valeks. Nimelt toodi Sirk 3. oktoobril 1937 Helsingisse.
Ja no muidugi on kaksi teoriat ja yksi on se, että se oli sellainen enää vähän enesetapp, että yppäs sieltä aknasta Echternachis hotellista. Ja teine teoria muidugi on se, että Pätsi režiim oli siellä. Muidugi on selkeä, että Pätsi jaoks ja tema režiimi jaoks Sirk ja tema se, että tämä oli olemassa, se oli epämieltiv. Se on selkeä. Aga kas se oli niin epämieltiv, tema ju oli nyt maapakulainen faktisesti siellä kaukella Luxemburgissa, että kas se oli niin epämieltiv, että oli vajaa tätä niimoodi mörvata. Minä ei oska kyllä kahjuks. Fakt on see, et Sirki enda perekond kahtlustas mõrva. Sirki põrm toimetati Soome ja uuesti tehti lahkamine või arstid uurisid, mis see surmapõhjus on. Paljusid vigastusi, mida Luxemburgis just nagu fikseeriti, põlvemurd, kolju vigastus, Soome arstid ei tuvastanud. Küll aga leidsid maost arseenikumi. No jah, se arseenikum on muidugi sellainen omaette kysymys, aga just niin oli, että se Soome arstite järki Suomessa jo tehtiin, Helsingissä tehtiin, kun mä nyt mäletän, tehtiin sellainen obduktioon ja tulemus oli se, että ei oska yhteyttä, että kutas se oleks juhtunut, taka se arsenik muidugi on sellainen huvittava kysymys siinä, että Soome, minun mielestä kyllä Soome-ajalehet jopa tollaal ütlesit, että se on sellainen vapatahtik surm, aga muidugi tema, no te kasvaset Suomessa. Ja nende ajalehet kirjoittasit kyllä ja oli täiesti veentunut, että se oli mõrv. Helsingis toimunud Sirki põrmu uurimisel põlve- ja kolju vigastust aga ei leitud. Küll aga leiti ta maost arseeni. Enesetapu versioon on samuti äärmiselt ebausutav. 5 päeva enne mehe surma sai Sirki abikaasa kirja, milles Sirk avaldas lootust, et varsti nende olukord tunduvalt paraneb. Ka ei vali ükski enesetapja maisest elust lahkumiseks alla hüppamist teise korruse aknalt. Nii jääb ainult üks variant, mõrv. Kes mõrva tellis, on üpriski selge. Eestis võimul olev valitsus, kellele Sirki võimalik tagasitulek Eestisse või tema raamatu avaldamine oli äärmiselt ebamugav ja isegi ohtlik. Palju ütlev on ka see, et 2 nädalat peale Sirki surma 17. augustil kuulutas Päts välja amnestia vabadussõjalastele. Mida arvatakse Artur Sirki tänaseni lahendamata surmast Eestis? Oli see siis mõrv, enesetapp või lihtsalt õnnetusega lõppenud põgenemiskatse? Kas Artur Sirk oleks võinud sooritada enesetappu? See on see üks arvamuste pool, eks ole. Et siis see tundub mulle küll väga imelikuna. Esiteks kas või sellepärast, et ta oli vist minu mäletamist mööda alles hiljuti perekonnale kirja saatnud. Ma ei tea, kas nad olid Soomes või kus nad olid. Aga inimesel on lapsed ja naine kuskil ja ta kavatseb nendega ühineda mingi aja pärast. No, ma ei näe ka mingit põhjust, miks peaks siis nagu kuskil Luxemburgis vist või kus see toimus aknast välja hüppamine. Et no, milleks peaks seda siis tegema, see tundub päris üleloomulik. No vaenlasi võib ju paljudel olla, aga ega sellepärast, et minna nüüd kaugele Luxemburgi, et keegi seal nagu ära tappa, sellepärast see on juba ise küsimus. Et see tundub mulle küll väga võimatuna. Kuigi siin ma olen lugenud, on üks
siin veel okupatsiooni ajal või nõukogude ajal, kuidas seda nimetada, ilmus üks raamat Roolaht, Roolahe poolt kirjutatud raamat, kus väidetakse, et võib-olla mingisugused Abwehri mõrvaspetsialistid on sellesse segatud, et no, aga tellimus on tulnud siis ikkagi nagu Eestist, et ma ei tea, võib-olla tõesti sõjaväe staabi teisest osakonnast, siis, mis oli luureosakond, eks ole, siis nagu on teada, et neil olid tihedad sidemed Abwehriga. Aga no me võime spekuleerida siin, see meid ei aita. Võib-olla kui öelda nüüd mõlemad võimalused tunduvad mulle üldiselt ühtmoodi võimatutena, aga kuidagi nagu protsentuaalselt nagu väljendada, et kas enesetapp või vägivaldne surm, siis ma ütleksin, et ütleme 30%, et enesetapp ja 70% et vägivaldne surm. Selle vahel võib-olla siis tuleks valida. Kui isiklikku seisukohta tohib avaldada, siis mulle tundub nagu kõige usutavam või võimalikum jällegi Rein Marandi poolt välja käidud versioon, et Sirk oli teadlik enda jälitamisest, Sirk võib-olla ka kartis, et sellele jälitamisele võiks järgneda midagi muud, kas või tõesti siis poliitiline mõrv. Ja et ta üritas ennast aknast välja hüpates nii-öelda päästa. Et tõepoolest poliitilise politsei mõni agent, kas siis seesama Rõigas või mõni teine kolmas, olid teda jälgimas, Sirk avastas selle jälgimise ja üritas need nii-öelda eest ära minna. Ja tegemist oli selles mõttes õnnetusjuht. Aga muidugi see on jällegi ainult spekulatsioon. Artur Sirki matus toimus 9. oktoobril 1937 Helsingis. Selle korraldas Akadeemiline Karjala selts. Kohal oli arvukas hulk inimesi, kelle seas ka Soome põgenenud vabadussõjalasi. Südamliku järelehüüde ütles Vilho Helanen. Artur Sirk maeti Helsingis Hietaneemi surnuaiale. Matuseteenistuse viisid läbi õpetajad Pakkala ja Simojogi. Siia Helsingisse, Hietaneemi kalmistule, selle väärikasse osasse, kindral Mannerheimi ja Soome sangarite kõrvale on maetud ka meie sangar, Artur Sirk. Ja siinkohal oleks mõtet meenutada pastor Elias Simojogi Sirku haual peetud lahkumiskõnet. Ja ta ütles, Artur Sirki motiivid olid puhtad ja ebaisekad. Ja see siht, mille eest ta võitles, oli õige ja õilis. Aga me peame siiski mäletama, et ka rahvusliku ülestõusu liikumised elavad vaid oma aja. Nad siiski varem või hiljem kustuvad aegade öösse. Kuid on olemas ülestõusmine, mille sunnil iga inimene ja iga rahvas peab astuma Jumala kohtu ette. Siis mõistetakse kohut sellegi lahkunu samuti kui tema vastaste üle õiglase otsusega. Siinsamas Tallinna siselinna kalmistul, kus puhkavad oma viimast tund paljud vabadussõjas võidelnud ja vabadussõjalaste liikumisest osa võtnud mehed, tahaksin öelda ka oma tänase saate lõpusõna. Ja need kõlavad veidi minoorse noodiga. Artur Sirki surmaga võib vabadussõjalaste liikumisele joone alla tõmmata. Ebaseaduslik riigipööre ja vabadussõjalaste liikumise jõhker mahasurumine olid rahva lõhestanud. Allaandmismeeleolud ja lootusetus süvenes. 12. märts 1934 on meie rahva jaoks palju olulisem ja palju traagilisem kuupäev, kui me seda tahaksime. Tegelikult on see kuupäev iseseisva Eesti lõpu algus. Just nimelt selle kuupäeva meeleolude tõttu võis juhtuda ka see 1940. aastal toimunud relvitu häbiväärne alistumine. Aga mis oleks võinud minna teisiti? Mis oleks juhtunud siis, kui vabadussõjalased oleksid saavutanud oma soovitud võidu? Sellest järgmises saates, mis on ka meie viimane, räägime juba veidi põhjalikumalt. Veeretame seda lõnga
mis oleks, kui oleks.